Meie nädalakese kestnud filmipäevad hakkavad nüüd lõpule jõudma, jäänud on ainult veel pidulik tseremoonia. Peeter, kuidas jäid rahule filmipäevadega sel aastal? No üldises plaanis ikka jään rahule, aga number oli 13, et see kindlasti oli natukene ka, alati kui 13 on, siis kõik võtavad selle nagu endasse sisse ja võib-olla natukene oli hirm ka nahas ja seetõttu ma võin öelda, et me nende 13 läbi saime oma head ja vead kõik teada ja nüüd on mille pealt edasi liikuda. Aga kava oli üsna sisukas ja filme oli palju, mida näidata? Jaa, oli küll ja filmide tase oli ka väga ühtlane, mistõttu meil tekkis raskusi Kinoliidu loomestipendiumi määramisega. Seepärast me otsustasimegi, et me ei määra stipendiumit nagu parimale filmile, vaid sellisele noorele, andekale tegijale, kelle filmid on, või kelle film vahetus on paljudel festivalil ja toob Eesti filmile au ja kuulsust. Aga lõpetamine on üsna suurejooneline, et sai Tanel Toomi siia tuua, see on ju rahvale kindlasti suur üllatus ja suur au teda kohata. Ja Tanel Toom on teinud tõesti meie maale ja ma arvan, et ka meie filmi tulevikule suure teene ja mul on väga suur rõõm, et selline andekas Eesti noormees, Eesti noor filmitegija on jõudnud suurele maailma ekraanile ja ma arvan, et ta kindlasti annab sellise tugeva tõuke Eesti filmi edasi liikumiseks maailma mastaabis. Aga aitäh Peetrile ja lähme vaatame meie pidulikku tseremooniat. Eesti filmipäevade lõputseremoonial anti üle kuld- ja hõbepääsud, millest esimese pälvis legendaarne filmirežissöör Peep Puks ning hõbepääsu läks sedapuhku Eestile palju au ja kuulsust toonud noorele filmitegijale Tanel Toomile, kelle filmide vaatamisega pidulik üritus ka kulmineerus. Ja isegi surnuid me ei kaota. Just. See sõda lõpeb võiduga me kõigi jaoks. Kõik räägivad sinust kui Oscari nominent ja nii edasi. Aga räägime parem sellest, et millal sa avastasid, et sa tahad filmi teha? Või oli sul ka noorena mingeid teisi unistusi, et millele sa mõtlesid, et kelleks sa saada tahad? Noorena alguses ma tahtsin üldse meremeheks saada, nagu ikka kõik poisid tahavad selleks saada, mida isa teeb. Siis ma tahtsin näitlejaks saada ja siis ma tahtsin režissööriks saada. Aga kuidagi lõpuks, kui see režissööriks saamise idee tuli, siis see tundus kõik suhteliselt loogiline millegipärast. Nii et, aga jah. Kas sa ise oled ennast lahterdanud, et sa oled eestimaine filmirežissöör? Ma arvan, et absoluutselt kõik, nagu iga kohtumine, iga väiksemgi kogemus, mis sa elus kusagilt saad, et kõik mängib suurt rolli, et ma olen Eesti filmirežissöör, kuna ma olen eestlane ja kõik, mida ma teen, iga film, mida ma teen, seal on tükik Eestit kindlasti, kuna ma siin kasvanud olen ja sellise kultuuritaustaga nagu üks korralik eestlane on, nii et vahet ei ole, kus ma seda filmi teen. Eesti režissöör on selle ikka teinud. Kas see Oscari kandidaadiks olemine, kas see annab sulle tuult tiibadesse juurde? Kas see mingil määral innustab sind tegema rohkem, tegema paremini? Selles mõttes, et eks ta ikka muidugi annab tuult tiibadesse juurde ja alati on tore, kui keegi hindab sinu tehtud töid või kui kellelegi meeldib ja see on nagu minu jaoks väga oluline, et ma ei tee filmi tõesti ainult enda jaoks kuskile pimedasse keldrisse või sahtlisse ja praegu siis oli selleks Ameerika Filmiakadeemia, kellele see väga meeldis, see on suhteliselt tore ja lahe, siis ütleme nii. Kas sina arvates on palju nagu häid tegijaid Eesti pinnalt nii-öelda võrsumas? Kindlasti, jaa. Just mingi paar kuud tagasi käisin vaatamas Sõpruses uusi tudengifilme ja on näha, et sealt tuleb küll ikka päris palju häid tegijaid hakkab tulema.